Tallinna linnavolikogus pidi täna läbima teise lugemise lisaeelarve, kuid paraku lükkus sedasi juulisse, sest koalitsioonipartnerid ei suutnud omavahel kokku leppida lasteaia kohatasude kaotamises. Mis saab linnast edasi, mis saab lasteaia kohatasudest, eks nad saavad nüüd seda ise teile rääkida. Olukorda Tallinna linnavalitsuses on kritiseerinud isegi peaminister, kuigi just Reformierakond on see, kes lasteaia kohatasu kaotamist alates 1. septembrist nõuab. Linnapea on käinud kõigile teistele kurtmas, kuidas ta ei saa enda kolleegidega kokkuleppele, et saagu oma kolleegidega kokkuleppele, sest ütleme nii, et kujutage ette, nüüd mina peaministrina käiks rääkimas kõigile, kuidas ma ei suuda oma osapoolte või ministritega kokku leppida. No see ei ole kurtvat meest, ei taha keegi vaadata, nii et leppigu kokku ja tehku asjad korda ja lastega perede jaoks vajalikud otsused. Vähemalt Tallinna linna elanikuna mina hoiaks selle läbi. Tallinna linnavalitsuses on nagu peaministergi eile pidi jutu saates välja tooma, kui talt küsiti. Linnavalitsuses on juhtimiskriis. See oli ka see sõna, mida tema kasutas. See tuleb lahendada. Ega siin pole midagi pikalt, ma arvan, arutada. Et meil on kriis. Linnavalitsust veab alati linnapea, olgu ta kes tahes. Ja ma arvan ja loodan, aga ma ei tea, kas sellega me nüüd hakkama saame, et jutt meil nüüd on, et me teeme selle asja ära, et me kaotame lasteaia kohatasu. Meie oleksime teinud selle hea meelega täna ära. Aga kui poliitilist tahet kolleegidel selle jaoks ei ole, aga juuli jooksul see tekkivat, siis ma loodan, et mitte me ei lükka probleemi edasi, aga me nüüd hakkame siin töötama lahenduse nimel. Lasteaia kohatasu kaotamine iseenesest on ka sotsiaaldemokraatide programmiline punkt olnud kauem, kui see on olnud Reformierakonna programmis. Et see iseenesest ei ole kunagi olnud küsimus. Et küsimus on olnud just nimelt selles viisis, kuidas seda teemat on tõstatatud, kuidas on käitutud, kuidas tegelikult on flirditud Keskerakonnaga ja sellega tegelikult ma ütleks, et pandud terve Tallinn ja Tallinna tulevik väga ebamugavasse olukorda, et poliitilistes küsimustes, kui tahtmist on, alati leiab lahenduse. Täna hommikusel koosolekul jõuti siiski selle võrra teineteise mõistmisele lähemale, et otsustati 21. juulil kokku kutsuda erakorraline istung. Iseenesest oleme kokkuleppe saavutanud, aga see, et Reformierakond teeb kõva häält ja taab endale vastu rinda, et nagu isa nagu Rilla, et mina tegin, siis muidugi tuleb öelda, et kallis Reformierakond Viljandis, kus te olete võimul, on lasteaia kohatasu endiselt 100 eurot. Üle Eesti, kus te olete võimul, on endiselt lasteaia kohatasu olemas, et tehke ka mujal Eestis, siis me usume teid. Aga praegu loomulikult on see nüüd valimiseelne võitlemine on alanud. Eesti 200 haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašin toob alushariduses hoopis muud murekohad välja kui kohatasu. Mitte keegi ei tervita populismi hõnguga ideid, sest et sisulised alushariduse probleemid on mujal. Tallinnas ei ole igas asumis kodulähedast lasteaeda, Kakumäelt mõnes kesklinna asumist Piritalt on vaja viia mitme kilomeetri kauguse oma lapsi, ehk siis kui me nüüd langetame kohatasu, ma arvan, et vanematel pole väga vahet, kas see on 0,50 või midagi muud eurot, lihtsalt lasteaeda ja neid kohti ei olegi seal ja ma arvan, et me peame tegelema selle muredega ja nende muredega eeskätt. Lisaeelarve punkt võeti tänasel linnavolikogu istungil päevakorrast maha ja see päädis sellega, et Tallinna linnavolikogu opositsioonierakonnad andsid volikogus üle umbusaldusavalduse Tallinna linnapea Jevgeni Ossinovskile. Umbusaldusele alla kirjutanud peavad Ossinovski juhtimist pealinnas läbikukkunuks, kuna linnas valitseb korralagedus ja linnavalitsuse siseintriigid paistavad kaugele.